tervist! Ohoo, rõõm näha teid jälle! No tšau! Rõõm näha teid jälle. Tulin siis selle talve viimast püüki tegema ja mõtlesin, et kasutan juhuse ära ja ilm on ilus ja jää on veel paks, aga ilmselt lõpeb see hooaeg. Ja mõtlesin, et kuidas ma jätan seda poolikuks ja ei tee siis seda lõpuosa ära. Et lõpetaks selle talvepüügi ilusti ära ja vaatame, mis meid täna ees ootab, et vägev saab tulema. See on kihvt. Et anname siin kõvasti hagu ja proovime ilusaid ahvenaid ja hauge püüda, et teinekord on siin ikka päris korralikult üllatanud mind need haugipoisid ja ahvenad, et aga mis seal ikka, et ei hakka siis pikalt seda algust venitama, nagu siin mõned härrad ei olnud rahul nende pikkade algustega, et liiga palju pikka juttu ja alt vaatamist, et alt üles vaatamist. Seekord vaatame siis otse. Nii, me siin pikalt lobiseme ja hakkame kohe hoolega tööle, et kell on juba üsna palju, et kell peaks kuskil 9 olema ja kukume siis siit kohe kütma, et vaatame, mis meid ees ootab. Fell in love with the underground and the gypsy queen. I laid down in a shallow grave that she dug for me. Now I'm running home to you in the rising sun. Till my feet go black and blue, oh, I will cutting up the tracks through the ghetto on the east end. And I'm barefoot through the glass, my love. I'm running home to you. kinni. No nii, augud sisse tehtud ja hakkan pihta.
tõmbasin praegu üks 23 auku ette, et vaatame, kas tuleb mõnest august mõni ilus poiss välja. Aga väga. Et tänases osas räägin siis veidi tehnikast ka, et millega ma filmin ja millega kala otsin ja kuidas, et näitan ka seda poolt teile. Kindlasti huvitab, et ja jälgige hoolega. Jääpuuri koha pealt siis nii palju, et siin päris mitmed on küsinud, et mis puuri kasutan ja millist trelli, et jääpuuriks on siis selline Heinola jääpuur. Keevituse koha pealt vist oli 10 aastat garantiid, kui ma ei eksi. Soomlaste puur. Ja otsa sai siia ostetud siis trelli adapter, nagu näete. Muidu on tavaline käsipuur, et saad käsitsi vändata. Ostsin siia trelli adapteri sellise vahele, et saaks trelli külge panna ja siis taldriku osa on nagu suurem kui puur ise, et kui juhtub, et puurite auku ja tuleb trelli küljest ära puur, et ei kukuks jääaugust alla, et siis taldriku osa on suurem kui see jääauk, mis sinna siis tuleb ja see peaks siis takistama nagu puuri alla kukkumise. Ja trelliks on siis tavaline siuke Makita trell, 4 ampertundi aku ja 18 volti. Ja toimib täiesti ideaalselt. Kui on siuke pehmem ilm, no ütleme siuke 0 kraadi, et siis toidab üks aku ilusti terve päeva ära, et muidugi, et saab ka auke kõvasti puurida. Ja tera koha pealt siis nii palju, et terad on nagu puuril, näete, sellised on nagu ühes tükis, et ei saa vahetada, et kui vahetada tahate, et siis tuleb terve see punane, et siis tuleb nagu siit terve see punane osa ära vahetada, et hinda ma küll ei mäleta, mis see puuri otsik võis maksta, et äkki mingi 50 eurot ja trell ise oli või siis jääpuur ise oli äkki mingi 130 eurot või oli veidi rohkemgi. Et olen ise nagu selle jääpuuriga ülimalt rahul ja ikka aastaid juba on olnud. Äkki mõni 5 kindlasti või isegi rohkem ja kordagi ei ole teri pidanud veel vahetama, et olen nagu ülimalt rahul selle trelli ja jääpuuriga. Päris mõnus on ikka uhada. Katsuge te siin päeva jooksul siuke 100, 150 kuni 200 auku käsitsi lükata, no ikka peab kõva vend olema. Siin paljud on küsinud ka, et millist drooni ma kasutan. Ja siis seekord mõtlesin, et teen selle viimase talvepüügi ja võtan drooni ka kaasa ja filmin veidike drooniga. Drooniks on siis näete selline Mavic 2 Pro ja tänaseks olen sellega siis juba üle 2 aasta lendanud ja ikka päris kõva aparaat on, et akud küll muidugi võiks kesta kauem, aga ütleme selle ühe akuga nüüd pool tundi mässata, et see on ka juba päris mõnus. Ja lennutrajektoor on ikka ka üsna kõrge ja kauge, et kui nüüd lõpuni kaugust välja lasta, et siis kuskil 8 kilomeetrit, aga siis sel juhul tagasi enam ei tule selle sama akuga. Aga siuke 4 kilomeetrit edasi ja 4 kilomeetrit tagasi tulla, et toimetab päris kenasti. Et siiamaani veel ei ole puusse ega võssa, aga ei ole alla kukkunud, et seisab ikka ise üsna stabiilselt üleval ja ülikõva aparaat. Tasub osta kohe kindlasti. Ja puldiks on siis näete selline smart controller. Ei ole telefoniga ühendamine, et peate kuskile telefoni
juurde toppima. Vajutate nupust käima, üleval siin indikaatorid näitavad ära veel eraldi, et kui palju siis aku seisu on. 4 pulka on, hetkel on siis 4-st 3 on alles. Akud, puldi akut ma ei mäletagi, millal ma laadisin. Ja siis näete, ja siis siin display peal veel näitab üleval eraldi, palju akul ruumi on. Wi-Fi ühendused, igast muud jutud, et tasub kohe kindlasti selline komplekt osta, et see telefonidega puldi ühendamine, et see on minu arust jah, naljamäng. Et pult peaks ikka olema korralik. Aku kestab kõvasti. Mul on tagavara akusid on mul. Üks oli drooniga kaasas, siis ostsin veel 2 akut eraldi juurde ja pult oli komplektis drooniga. Aga jah, et pult kestab ikka. Ma arvan, et 5 akut kohe kindlasti või isegi rohkem. No, oleneb muidugi ilmast ka, et kui on miinuskraadid, et siis jah, tõmbab temperatuurid tõmbavad maha. Aga jah, vägev, tasub. Siuke jah, mõnus siuke aparaat. Siis saab järelvaatamist kohe piltidest ja videodest vaadata, et droon ise filmib siis 4K-d ja igast muud jutud ja režiime on palju peal, et saad jälgima panna, kõnnid ringi, droon lendab sulle järgi, jälitab sind või tiirleb ümber sinu, saad erinevaid objekte panna jälgima. Märgid puldist peale, kuhu mida, mis kõrgustel lennata tahab. Ise toimetab, lendab. Ja sensorid asjad on peal, et ohtu ei ole, et kuskile võssa paneks raginal, et tasub. Et siis drooni koha pealt siis nii palju. Droonile ostsin siis eraldi juurde kohvri, muidu on tal siuke... Ei, tal ei olnudki kaasas midagi, tal oligi ainult droon ja siis pult. Noh, muidugi laadija, üks aku oli kaasas ja ega siin väga palju ei olnudki midagi. Siis ostsin kohvri eraldi juurde. Näete, selline korralik suur kohver, et veekindel ja normaalsed pehmendused asjad on sees, et siit teete klõpsti lahti, panen selle puldi kähku kinni ja hakkasin raiskama, pärast üritaks veel veits filmida. Näete, pult siis käib, istub ilusti siia sisse naksti. Droonipakid ilusti kokku. Ime lihtsalt. Tänapäeval käib kõik see tehnika. Sedasi supsti ja näete, on selline mõnus väike, kompaktne. Et olen tehnika poole pealt, olen küll ülimalt rahul. Sellised kaitsmed asjad käib peale, panete ilusti supsti siia kohvrisse. Ja näete, on siuke mõnus komplekt, et kuhu mahuvad kõik asjad ära, tagavara, propellerid ja 3 akul on veel ruumi eraldi, laadijad, asjad, kõik asjad mahuvad sisse. Siis on mul veel eraldi juurde ostetud siin filtrikomplekt, selline, et vastavalt siis ilmale, et saab filtreid kasutada. Ja kõik mahub ilusti siia ühte kohvrisse ära. Vägev. Siis kajaloodi koha pealt. Kajalood on, näete, Lorentz, eraldi on peal siuke kate, et mis kaitseb siis kajaloodi.
ja eelmised talved oli mul lood lahti, aga see aasta siis nikerdasin sellise kasti endale. Panin siia veekindla vineeri, liimisin kinni, tagant panin boltidega, 3 boldiga kinni ilusti siia kaane külge. Ja näete, seisab, ei lähe mitte kuskil. Täna ikka võimsalt jää paugub ja vesi näete hüppab siin augus, et miinuskraadid on päris kõvad ja jää raksub täiega täna. Ja aku on mul siia sisse pandud. Näete, selline aku, mis siis toidab ilusti päeva otsas, toidab seda kajaloodi. Hommikul panete käima ja võib õhtuni rahulikult selle akuga ära toimetada. Kõik juhtmed, värgid ilusti sääd ära. Ainuke mure on auke puurida. Ainuke mure on siis auke puurida ja andurit tõsta august auku, et ei ole üldse keeruline. Nii lihtne see ongi. Näete, juhtmed ja asjad on mul ilusti korralikult ära tehtud, kuigi originaalist nad niimoodi ei olnud. Et siit sai joodetud ja kahaneva rüüga siis ilusti ära kuumutatud ja tehtud, et kaitse on ka ilusti vahele pandud, et ei juhtuks mingid probleeme ei oleks. Sellised otsad sai joodetud ja tehtud, et kõik on mu enda kätetöö ja välja mõeldud. Juhtmed asjad jäävad ilusti siia taha, midagi ripakil ei jää. Kõik lähevad ilusti peitu. Anduri juhtme, et kuidas nüüd andurit sättida, et jääst liiga sügavale ei läheks. Selle jaoks on mul ka eraldi siin. Eraldi ei ole, aga kaane küljes on ideaalsed kaane kinnitamisklambrid. Juhe käib siia vahel ilusti ja vajutate siit õrnalt naksti kinni ja see siis näete fikseerib ära selle pikkuse, et ei saa siit kuskile edasi tulla. Ja nii lihtne ongi, panete siit jääaugust alla ja kaane võtan pealt ära. Oi, seekord jäi siis kajaloodile ekraan puhastamata, et ärge pahandage. Et kui on siis erinevad veekogud, et veekogudes on siis erinevad veevärvid ja mis iganes, et ühes järves on vesi puhtam ja teises järves on vesi sogasem, et siis tuleb jälle siis on vaja uuesti loodi seadistada. Et siit siis panen, viimane seadistus oli mul 10 meetri peale pandud Viljandi järve peal ja siin nii sügav ei ole, siin panen siis käsitsi, muudan sügavuse ära, et saab ka auto peale panna, aga no siis mulle meeldib käsitsi, et siis tuleb nagu täis ekraanis ilusti pilt ette. Nii, siin võib panna siis, ma arvan, siuke 7 meetrit. 7 meetrit peaks okei olema. Ja siis näete plaksti, ilusti muudab selle ära. Hetkel on siis 5,2 on sügav. Ja nii lihtne see ongi, et näete, jää praksub ja lõi kohe siia juti sisse, et pill loeb isegi jää praksumised ära, et aparaat on ikka väga hea. Otsin siin just parasjagu ahvenaid ja vaadake, kuidas üks tuiskas järsku alt ülesse.
kas nüüd oli aug või oli suur ahven, et täpselt ei tea. Vajus põhja tagasi ja vaatame, kas tuleb uuesti võtma, kui ma lasen alla. Vaatame, kas tuleb nüüd uuesti juurde. Et see kala sai siin ikka päris pahaseks, aga ära ei võtnud. Hommikul oli siuke -10, -11 ja vesi on pealt kõik kadunud. Ta on siin mitu päeva on külma teinud kõvasti ja täna siis jää paugub kõvasti, kas nüüd päike ja temperatuurid ja mis siin nüüd toimub, et korralikud paugud, jää paugub ikka kogu aeg ja tundub, et kalale see väga ei meeldi ja on veits hirmul, et on põhja peal, et lennus ei näita nagu ühtegi. Nii, nüüd tulevad 2 tükki juurde. Vaatame, kas nüüd võtab ära või? Ei võtnud. Parv tuli juurde, ei võtnud ära. Lähevad alla tagasi. Vaadake, ma näitan teile kohe. Vaadake, parv tuli juurde. Parv tuli juurde, said kurjaks ja vajuvad alla tagasi. Aga proovime veel. Ai, nüüd üks tuleb lauluga. Ei olnud, see oli veemull, tegi valet häiret mulle. Aga tundub, et kala on tulnud madalamale. Siin on hetkel 4 meetrit. Enne olin 5,1 peal ja seal nagu kala üldse ei näitanud ennast. Tulevad, tõusevad. Tulid praegu põhjast, üle meetri tulid lendu. Aga võtma ei tule keegi. Vägev. Oi, see talvine kalapüük on vägev. No nii, õnnestus siis üks augipoiss siit kätte saada. Väike konn on, aga tuli ikka jube sügavalt. Õnneks põik läks. Põigi lasi ilusti lahti ja näete, selline väike lutt, hirmsasti on usse täis. Kaanid on peal, istuvad põhjas, ei taha liikuda. Aga üks poiss oli veel siin põhjas, vaatame kohe, kes siin all on. Laseme selle ilusti tagasi. No mine uju, sõbrake. Mine naudi. Tšau. No mine. Näete, ei tahagi minna tagasi. Läks ja lehvitas sabaga. Oi, vägev. Näete, üks kohe juba kerkib uuesti seal põhjas. Kohe vaatame, kes need siin all vigurdavad. Äkki on veel mõni ilus kala siin. Kohe saame teada. Aga jah, näete, sügavast tuli, et 5 meetrit on all, käisin madalas seal 3 meetri peal. Seal ei toimunud mitte midagi. Ja tulin siis siia sügavasse, et sügava peale, et hakkan ahvenat otsima. Ja jällegi aug istus sügavas siin 5 meetri peal. Tuli põhjast üles nagu naksti ja kohe võttis põigi ära.
kaane oli täis. Et see näitab, et kala istub põhjas ja ei liigu ringi. Siis tulevad parasiidid peale. Et näete, sellised ussikesed on peal. Vingerdavad siin maas. Aga vaatame, puurime edasi ja kala on ikkagi täna üsna arg ja on vastu põhja, et ei tule üldse üles. See jää paukumine on kala nii ellaks teinud, et ei taha üldse liikuda. Ja nii, just õnnestus üks pulk jälle kätte saada, augipulk siin. Ja pani klõmpsti põigi, näete. Pani klõmpsti põigi täiesti kurku endale. Ja veri on taga, ei tea, kuidas nüüd kätte õnnestub saada. Ilmselt elulooma siit ei jää, aga kaasa ka võtta ei või. Aga tagasi peame ta laskma ja mis sa ikka teed, kui tal kõht tühi oli. Mis sa ikka teed? Ilm on päris talviseks läinud. Et lund on päris hoolega sadama hakanud. Tuiskab ja keerutab siin. Aga just õnnestus üks väike augipulk kätte saada. Ja lasin ta ilusti tagasi. Põigil siis lõhkus alumise kolmiku ära. Ja tuleb siis põik välja vahetada teise vastu. Vägev. Kala on juba nähtud ja 2 tükki on ära katsutud, et vaatame, mis meid veel ees ootab. No nii, arvan, et selleks hooajaks on siis viimane kalaretk jää peal. Ja igati tore talv oli see aasta. Küll väga palju jää peal ei käinud, aga alati midagi juhtus kuskil. Ja no, ilusaid kalu sai ikka nähtud. Aga arvan jah, et selleks hooajaks on siis kõik minu poolt. Ja näeme siis jälle järgmisel talvel, kui jää peal kannatab tulla. Et siis tulevad uued talveosad ja vaatame, mis siis saama hakkab. Aga igal juhul vägev. Mõnus on see talvepüük. Ja tasub ikka käia. Tasub käia. Ilm on mõnus, vaadake. Nüüd mõned päevad tagasi oli siin 10 kraadi sooja. Täna hommikul siis kella 7 aeg oli. Näitas meil kodus 9 kraadi külma. Ja ilm on ikka üsna muutlik, et siin samas on juba kevad ja siin samas on täiega talv peal, et lund sajab hoolega. Ja siis üritaks keskenduda nüüd meriforelli püügile, et see on jälle omamoodi püük ja elamus, et saad ringi seigelda ja nautida ilusat Eestimaa loodust. Aga vägev! Mina olen rahul. Täna küll midagi ilusat ei saanud, sellest ei ole midagi. Et sai siin kaks ilusat augi, et siuksed parajad pulgad ja muidugi ujuvad edasi kõik kalad. Aga vaatame, mis mul siin eelmine kord juhtus, kui ma siin käisin, et siis õnnestus siin üks vägev ahven kätte saada ja
oli ka 2 augi, et üks oli ilus mõõduaug, võtsin kaasa. Ja teine oli siis nipa-napa mõõdus. Lasin tagasi ilusti. No nii, nüüd siis lõpuks õnnestus üks ilus päts ära vihaseks ajada. Ja näete, tuli ilusti põhjast üles. Siuke ilus põrsa. Vägev kala. Vaadake. Ilus. Ussid on peal, näete, sabal siin. Ja istus põhjas. Ja sai kurjaks. Oi, ilus kala on. Näed, ära räägi. Ilus augipoiss. Pani põigi kurku nagu klõmpsti. Põik on täiesti kurgus. Ja tross vahel oli. Viis 5,3 sügav ja täitsa põhjas istus. – 52 senti. Mul võttis see, kurat, ma ei tea, mis asi. Täiesti kurgus. Tõmbas kurat marmõssi minema. Ja praegu või? Jaa. Eks ta aug oli sul seal, kes see muu? Muidugi. Ma nii väikest marmõssi tahtis. Nii sügavale, jah. No täitsa kurgus kohe. Jaa. Saa siia näppe ka sisse pista. Ai kurat, siis on pärast hulk aega valus. Peab mädanema karraida. Nii ta teeb, jah? Opa! Nüüd tuleb midagi ilusat siit. Aug jälle. Happa! Jälle aug. See on väiksem. Laseme tagasi. Mene uju. Igal juhul mõnus. Et püsige ikka magnetilainel ja näeme siis varsti kevadel mere ääres. Äge!